9. peatükk. Puu all sündinud unistus. Tamarindipuu vili võib tunduda toiduainena tühisena, ometi kutsutakse seda elupuuks. Lost Crops of Africa. Kuidas saab see olla päris elu? Esitasin endale selle küsimuse, seistes oma õe sõbrale kuuluva mitu miljonit maksva Härberi rõdul. Konverentskõne kõigi Jumalapoja lastekodu toetavate ühingutega oli olnud alles mõne päeva eest ja kuigi olin hetkel õe juures Lääne Hollywoodis, olid mu mõtted pidevalt Haitil ja sealsel vaesusel. Mu mõtisklused katkestas noore mehe hääl. Tegu oli reippolekuga ja hästi riietatud noormehega, kelle nimi oli Kyle ja kes ajas juttu mu õe Lintsiga. Nõjatusin veidi ettepoole, et kuulata, millest nad räägivad, kuid nad rääkisid muusikast ja inimestest, kellest ma polnud kuulnudki. Siis küsis Lintsi, aga millega sa siis nüüd tegeled? Ehitan, vastas Kyle. Aitasin isal selle maja valmis ehitada. Vaatasin toas ringi, nagu välgust rabatud. Maja oli vabustavalt kaunis. Mõtlesin laste kasvavale arvule Gressieri lagunenud kirikus ja kui väga me vajasime suuremat kooli. Pikemalt mõtlemata pahvatasin välja kummalise kutse. Sa peaksid Haitile tulema ja mulle kooli ehitama. Kyle muheles ja uuris mu käest pisut rohkem Gressieri ja Respaia Haiti kohta. Ta andis mulle oma kontaktandmed ja näis, et teda üldse ei häirinud, kui ütlesin, et saadan talle varsti organisatsiooni ja visiooni kohta rohkem infot. Enne kui arugi sain, lendasin juba tagasi Haitile. Lintsi tuli koos minuga. Seisime silmitsi päris julma elustiili üleminekuga, tulles toretsevast Hollywoodi Härberist paika, kus polnud jooksvat vett ega elektrit ja kus Haiti kuked ei teadnud kunagi, millal on õige aeg oma häälest ära kiremist valla päästa. Olin elanud Haitil üksinda juba 4 kuud ja kohalikud olid ilmselt arvanud, et mul polegi sõpru, sest Lintsi väljailmumine tekitas neis tohutut uudishimu. Lapsed käitusid nii, nagu oleks ta mõni kuulsus, torkides ja togides teda ning hüüdes alada 100 nime. Lintsi võttis asja huumoriga. Esmaspäeva hommikul viisin ta kooli vaatama. Kiriku taga asuv uus 2-toaline koolimaja oli napilt valmis saanud. Seisime Lintsiga õues ja piilusime neisse 2 klassiruumi, kuhu oli topitud vähemalt 100 last. See oli meie jaoks märguanne. Respaia kool töötas juba praegu täisvõimsusel ja ilma igasuguse laienemisvõimaluseta, kuid lähikonnas ootas veel vähemalt mitusada last, kes ka hädasti kooli vajasid. Püha vaim müksas mind taas ja ma mõistsin, et meil on vaja kiiremas korras suuremat kooli. Lintsi jäi minu juurde 2 nädalaks, julgustades mind ja süstides Haiti karmivõitu igapäevaellu ka naeru. Lisaks aitas ta mul anda kirikus inglise keele tunde, mida olin hakanud õpetama pärastlõunati 2 korral nädalas ja kus käis kohal 100 lapsi ja täiskasvanuid. Öösiti higistasime kohutaval kombel oma moskiitovõrkude all, voodotrummide müdinas, mis ei vaikinud peaaegu ühelgi ööl. Vaadasin mitmel ööl tema poole, aga ta magas sügavat tund ega teinud trummide häält kuulmagi. See oli nii tore, et ta minuga Haitil oli ja mul oli nii raske lasta tal minna. Olin kuulnud Haitil maa ostmisest hulgaliselt õudusjutte. Kuigi mul oli nüüd raha, et mõtelda maatüki ostmisele, polnud mul aimugi, kas sellest ka uue ja suurema kooli ehituseks jätkuks. Pealegi ei teadnud ma kedagi, kellel oleks oskusi ja kogemusi sellist ettevõtmist juhendada. Ometi oli püha vaimu tõmme mu sees liiga tugev, et seda eirata ja nii ma asusingi maatüki otsingutele. Kuna olen pärit Louisianast, kus maapind tasane, siis kujutasin endale ette, et ka uus kool peaks olema ehitatud tasasele maale. Kui aga pastor Charles kuulis mu mõttest ehitada Respaia Haitile uus kool, viis ta mu Bellavue mäele. Seisime koos Bellavue mäe ainsa puu all, kus oli aset leidnud nii palju meie tegevusi ja ta ütles, see maatükk on müügiks, kui sa seda tahad. Tänan, vastasin kiiruga, uskudes, et sellest ei saa kunagi asja. Me toidame neid tõesti siin, aga kooli jaoks on meil vaja tasast maapinda. Me ei saa siia mäe otsa ehitada, kaldenurk on liiga suur. Pastor leppis vastusega ja laskis teemal sinna paika jääda. Hakkasin uuesti seda kõige õigemat maatükki otsima. Otsisin mitmeid nädalaid ja leidsin vaid mõne üksiku, millel naeruväärselt kõrgeks aetud hind.
Ühtki tasast ja jõukohase hinnaga kinnistut leidmata andsin viimaks alla ja ostsin Bellevue mäele rohkem kui aakrimaad. Olin nii mures, kuidas sellele järsule kallakule ehitama hakata, et mul ei tulnud kordagi meelde, et mu unenäost nähtud puu seisis täpselt selle sama maatüki keskel. Mõned nädalad hiljem tuli Haitile Brett Pinson, kelle kirikus ma mõned kuud tagasi olin esinenud. Kogunesime siis tema, pastor Charlesi ja ta abikaasa ning Bernardiga kõik koos mu maja katusel, et vaadata üle ostuleping, mille oli kirja pannud kohalik kohtunik. Pastor Charles selgitas meile lepingu tingimusi ja Bernard tõlkis samal ajal Brettile. Kõik oli korras ja ma võtsin oma pastaka, et leping allkirjastada. Kui olin sellega valmis saanud ja pilgu üles tõstsin, nägin üllatusega, et pastor ja tema abikaasa olid liigutusest nutu äärel ja pastori proua silmad veekalkvel. Olin segaduses ja vaatasin küsivalt Bernardi poole, kuid tema oli sama segaduses kui minagi. Kas peaksin ka nutma, mõtlesin. Tean, et see on suur asi. Võib-olla ma peaksin ka nutma. Kuni ma selle üle juurdlesin, hakkasid pastoril ja tema proual pisarad mööda põski alla veerema. Miks? Ma pidin teada saama, mis neid küll nii tundeliseks on teinud. On sinuga kõik korras, küsisin naiselt. Need on rõõmupisarad, vastas ta naeratades. Ma naeratasin ja noogutasin. Arvasingi seda. Naine aga jätkas selgitamist. Me oleme selle tamarindi puu all palvetanud juba 12 aastat igal pühapäeval kell 4 hommikul. Jäin täiesti hingetuks. Palusime Jumalat, et ta saadaks siia kellegi, kes tooks kogu sellesse piirkonda muutuse, lisas pastor. Palvetasime, et keegi ehitaks siia kooli. Langetasin pilgu ja hingasin sügavalt sisse, üritades koguda piisavalt julgust, et neile taas otsa vaadata, ilma et ma ka ise töinama hakkaks. Viimaks vaatasin üles ning minu ja proua pilgud kohtusid. Megan, me oleme palvetanud sinu eest sellest ajast peale, kui sa 12 olid, ütles ta. Hetkega oli mu silme ees minu 12-aastane mina, isekas, parajalt ninatark ja põikpäine. Vau, ütlesin vapustatult, kui see kõik mulle kohale jõudma hakkas. Mõistsin, mida Jumal oli teinud ja miks ma seda puud nii palju kordi unes olin näinud. Nutsime kõik ja palvetasime, sest saime aru, et Jumal oli korda saatmas midagi hämmastavat. Järgmisel ööl ärkasin ehmatusega just nagu oleksin midagi ära unustanud. Ragistasin ajusid ja ainus, mille peale ma tulin, oli pakiline tunne, et käes on aeg hakata mäe peale uut koolimaja ehitama. Üritasin mõtet kõrvale tõrjuda, kuid ei suutnud enam uuesti uinuda. Siis tuli mulle meelde Kyle, keda olin Lääne Hollywoodis kohanud. Õige küll, ma ju lubasin talle kirjutada. Tõusin üles ja saatsin talle lühikese e-kirja, uurides, kas ta mäletas meie viivukest kohtumist Los Angelesis. Arglikult tutvustasin end talle uuesti ja küsisin, kas ta oleks suvel vaba, et aidata meil uut koolimaja ehitada. Siis läksin tagasi magama. Endalegi üllatuseks sain temalt vastuse juba järgmisel hommikul. Ta tundus olevat huvitatud ning ma andsin talle 3 infokildu. Mul polnud talle vastutasuks pakkuda muud kui toitu ja eluaset. Annaksin talle loomingulise vabaduse, aga ta peab kasutama Haiti tööjõudu ja materjale. Ja ma tahaksin töödega alustada nii kiiresti kui võimalik. Vajutades teist korda saada nuppu, polnud mul aimugi, mida oodata. Kyle vastas järgmisel päeval. Ta oli nõus kohale tulema ja kõik ise üle vaatama. Hiljem sain teada, et Kyle oli tühistanud reisi Euroopasse, et tulla Haitile ja uurida, kuidas Respaie Haitile Bellevue mäel uhiut kaunist koolimaja ehitada. Maatüki ostuga samal nädalal otsustasime ehitada Haiti pärase tugevatest toigastest ja okastraadist tara. Mõned naabrid olid just tulnud meile appi auka kaevama, kui ma äkitselt kuulsin kõva lärmi, mille tekitajaks mees, kes oli sinna justkui ei kusagilt välja karanud. Kõik jätsid töö pooleli ja vaatasid, kuidas end naabrimeheks nimetav mees uue tara üle kaebama hakkas. Ta karjus, et toikad blokeerivad tema teed ega lase tal autoga mäetippu teisele poole sõita. Kas sul on auto? Hoidsin oma hääle rahulikuna. Mees raputas pead. Naersin endas, imestades, miks ta nii kuri on, et ta siit autoga läbi ei saa, kui tal polegi endal autot. Mõni minut hiljem saabus pastor ja läks mehega rääkima.
Suundusin tamarindipuu juurde, et selle varjus puhata. Vaatasin, kuidas 2 meest omavahel valjuhäälselt seletasid ja elavalt kätega vehkisid. Kõik on siin alati nii keeruline, mõtlesin endamisi. Ohkasin just sügavalt, kui pastor minu poole sammus. Tema taga nägin, kuidas vihane mees labida krahmas ja hakkas tara jaoks auke kaevama. Mis juhtus, küsisin pastorilt. See mees on Vodoo preester ja ta tahtis, et tal oleks võimalik minna selle maatüki teise otsa, sest ta kasutab seda iga neljapäeva öösel. Kuidas sa ta nii kaugele said, et ta hoopis labida kätte võttis, olin segaduses. Ma lihtsalt ütlesin, et kui ta tahab, siis me maksame talle tara paigaldamise eest. Tundus, et pastor teadis alati, mida me sellistes olukordades ette võtta ja ma usaldasin tema tarkust. Jälgisin meest, kui ta usinasti kaevas ja hoolikalt toikaid aukudesse sättis ning mõtlesin, kui veider see on, et Vodoo preester aitab meil kristlikku kooli ehitada. Minust ärkas uudishimu. Uurisin pastori käest, miks oli Vodoo preestril vaja igal neljapäeva öösel teisele poole mäetippu minna. Sest ta teeb seal oma Vodoo rituaale, selgitas pastor kõhklematult. Päriselt või, hüüatasin jahmunult. Vodoo, ka Vodun või Vodoun on Haiti peamine religioon, mille tõid siia Lääne-Aafrika orjad ja milles on elemente nii Taino indiaanlaste religioonist kui ka katoliiklusest. Inimesed, kes Vodood praktiseerivad, usuvad samasse jumalasse nagu kristlasedki, kuid sellele lisaks usuvad nad ka vaimudega suhtlemisse, millel on oma roll tervendamises, nõidumises ja paljus muus. Usutakse, et loomade ohverdamine ja alkoholi kasutamine annab loale, kes on Haiti vaimude kogum, noorendavat jõudu ja tseremoonias osalejatele soosingut. Seepärast ongi kogu paik pärast tseremooniaid pudeleid ja verd täis. Vodoo preestrid ja preestrinnad alustavad alati oma tseremooniaid palvega Jumala poole ja trummid on siis taustal aeglased ja vaiksed, kuid sedamööda, kuidas vaimud tseremooniale hakkavad ilmuma, muutub nende rütm järk-järgult üha valjemaks ja kiiremaks. Silmagi pilgutamata vaatas pastor mulle otsa ja ütles, jah, inimesed tulevad siia üle terve maailma, et praktiseerida siinsamas mäe otsas Vodood, tuua loomohvreid, viia läbi tervendustseremooniaid ja palju muud. Ka Haiti eelmised presidendid ja paljud valitsuse liikmed on siin käinud. Olin täielikus hämmingus. Mida siis meie siin sellel maalapil teeme? Tahtsin seda öelda valjusti, aga välja tuli üksnes vaikne popin. Okei. Tara oli juba peaaegu valmis, mina aga vaikisin, olles äsja kuuldud uudisest tummaks löödud. Otsustasin minna tagasi, mäest alla. Üksinda vaikusest sammudest tiirlesid mu peas pastori öeldud sõnad. Miks inimesed just siia tulevad, et Vodood praktiseerida? Mis siin nii erilist on? Mida see meie kooli ja meie jaoks tähendab? Enne kui jõudsin end omaenda mõtetega veel rohkem ära hirmutada, jooksis mu juurde armas pisike naabriplikad Arleen ja haalas mul käest. Vaatasin teda naeratades ja kodupoole sammudes tundsin, kuidas hirm hakkas tasapisi lahtuma. Mu lühiajaline üürileping hakkas lõpule jõudma ja ma olin aina enam mures, mis edasi saab. Catherine Davis, üks mu parimaid sõpru Ameerikast, oli terveks suveks minu juurde tulnud. Olin põnevil, et saame elada koos ja Haiti lastele oma armastust jagada. Cat tundus olevat väljavaatest, et me paari nädala pärast kodutuks võime jääda märksa vähem stressis kui mina. Kui ajutasime Haitil elamispinna leidmise keerulisust, eriti veel Gressieris, kus 75% kõigist elamutest aastataguses maavärinas maatasa varises, kasvas mu ärevus veelgi. Otsustasime minna jooksma, et veidi stressi leevendada. Bellevue mäe läheduses joostes möödusime ühes teksapükstes ja polosärgis mehest. Cat pidas täie hoo pealt kinni ja vaatas mulle otsa. Sa peaksid tema juurde minema ja küsima, kas ta teab mõnda kohta, mis oleks üürile anda. Naeratasin ja jooksin edasi. Mõni sekund hiljem ütles Cat naeruga pooleks taas. Ma mõtlen tõsiselt. Mine ja küsida käest. Naersin teist korda ja vastasin talle tunderõhuliselt. Ei lähe. Ma isegi ei tunne seda meest. Ma ei hakka võõra käest uurima, kas tal on maja üürida. Eriti veel siin kandis. Cat kehitas õlgu ja jooksis paar sammu edasi, kuid haaras siis äkitselt mul õlgadest ja nõudis valjuhäälselt. Megan,
Püha vaim ütleb mulle, et sa pead minema ja selle mehega rääkima. Sees imelik tunne, kuid samas nagu nurka surutud, keerasime ringi ja sörkisime tagasi paha aimamatu mehe juurde. Lähenesin mehele aeglaselt ja selgitasin talle oma olukorda seoses peagi lõppeva üürilepinguga ning uurisin, ega ta ei tea, kas Cressieris oleks mõni koht üürimiseks vaba. Mees muheles, tutvustas end nimega Mark ning viipas meile, et järgneksime talle. Vaatasin Käti poole ega osanud veel otsustada, kas anda talle tou, et ta oli mind seda meest kõnetama sundinud või hoopis kallistada teda, sest tal oli olnud õigus. Juureldes selle üle, kuhu me läksime ja kas see pole mitte aja raiskamine, pidin peaaegu pikali kukkuma, kui Maak jäi äkki seisma ja teisele poole teed osutus. Vaatasin ülespoole ja nägin imekaunist valget 2-korruselist 2 rõduga maja elektripostiga eesaias. Cressieris oli säärane maja nagu võõrkeha, täiesti ootamatu. Lai naeratus näol vaadasin Käti poole. Elekter ja vesi, ütlesin talle vaimustusega. Kuigi ma teadsin, et mõlemad mugavused oleksid Haiti kehva kommunaalteenuse infrastruktuuri juures äärmiselt perioodilised, olin ikkagi sellise võimaluse eest tänulik. Mark hakkas maja olukorda selgitama ja selgus, et ajastus polekski saanud olla parem. Seal asuv organisatsioon pidi mõne päeva pärast lahkuma ja maja oli nädala pärast meie jaoks täiesti saadaval. Mu süda hüppas rõõmust, sest jälle oli Jumal mulle meelde tuletanud, et tema on see, kellel on kõik üksikasjad juba ette ära planeeritud ja organiseeritud, isegi siis, kui mul on tunne, et käin mööda tundmatut rada. 10. peatükk. $2000. Apaatia ja kurjus. Need 2 käivad käsi käes. Kurjus tahab midagi. Apaatia laseb sel sündida. Kurjus vihkab üle kõige süütuid ja kaitsetuid. Apaatia ei hooli sellest, kuni see ei puuduta teda isiklikult. On öelnud Jake Tone. Gabrieli rohi mõjus ja 7 päeva jooksul hakkas väike haige 2-aastane minu juures kosuma ja ta energia taastuma. Kuid millegipärast ei saanud ta magada. Ta karjus öö läbi ja tema armsast väikesest kehast õhkus hirmu ja ärevust. Oli selge, et toimumas oli midagi pahaendalist, kuid ma polnud kindel, mis kurjust ta võis küll näha. Tavaline õhtu tähendas poisi jaoks kisa ja nuttu ja nii terve öö, kuni ta viimaks kurnatusest pikali heitis. Palvetasin tema üle igal öösel, kuid mõnikord ajas see teda üksnes veelgi enam nutma. Kui ta siis lõpuks maha madratsile heitis, väändas ja viskles ta seni, kuni oli üle madratsi ääre külmale kivipõrandale veerenud. Alles siis hakkas ta rahunema ja ta väsinud keha sai lõõgastuda. Sama trail jätkus eranditult iga öö, nagu oleks miski teda painanud. Kui 7-päevane ravikuur lõpule jõudis, naasin poisiga Jumalapoja lastekodusse, lootuses, et ta on piisavalt tugev seal ise edasi taastuma. Kui ma mõni nädal hiljem uuesti sinna läksin, olin rabatud. Gabrieli tervislik seisund oli silmnähtavalt halvenenud. Ta oli kohutavas vaevas, köhahood vaheldumas metsiku kratsimisega üle kogu keha. Ma ei ole küll arst, kuid oli ilmselged sügelised ja seeneinfektsioonid olid tagasi. Võisin ainult aimata, kui jube oli Kariibi kuumuses niisugust sügelust taluda. Kuigi olin 10 ja 10 sügelistega lapsi süles hoidnud ja neid musitanud, ei olnud ma ise kunagi nakatunud, kuid teadsin, et tegemist on väljakannatamatu haigusega. Pöördusin taas pastor Joe poole ja küsisin, kas ma võin Gabrieli endaga Cressieri kaasa võtta, et teda ravida ja tema eest hoolitseda. Õla kehitus. Mehe tuimad vastused andsid mõista, et tal oli sellest hädasti abi vajavast lapsest täiesti ükskõik. Mis pastor see selline on, imestasin jälle. Olin hiljuti teada saanud, et ta praktiseerib voodood ja hakkasin märkama voodoo atribuutikat ka lastekodus. Mida enam ma pastor Joe kohta teada sain, seda madalamale ta pastorina minu silmis langes. Nägin, kuidas lapsed kössi tõmbusid, kui ta neist mööda kõndis ja paljud jooksid lausa ära, kui nad teda kuskil märkasid.
Laste jutustatud lood olid õõvastavad ja mu vaim võpatas iga kord, kui ma tema lähedusse sattusin. Tunnetasin seda silmnähtavat pimedust, mis oli mitte ainult lastekodus, vaid ka mehes endas. Seekord oli Gabriel minu juures Gressieris üle 2 kuu ja ma olin tema paranemisest rohkem kui elevil. Palvetasime sõpradega tema pärast järjepidevalt ja ma nägin, kuidas poisi paranedes hakkas ka tema karm väliskest sulama. Nüüd andis ta pigem musi kui hammustas ja tõrjumise asemel lubas end kallistada. Ühel päeval sain telefonikõne, kus öeldi, et pastor Joe on Gressieris ja tahab minuga kokku saada. Jooksin tee äärde, kus mees juba ootas. Küsisin uudishimulikult, mis lahti? Ma tahan Gabrieli tagasi, ütles ta ebamääraselt toonil. Miks? Küsisin, endal süda saapas äärde vajunud. Ma tõesti tahtsin teda. Õla kehitus. Kus ta pere on? Surnud. See oli pastor Joe tavaline vastus, kui keegi uuris lastekodu laste perekonna kohta. Sel korral läksin oma küsimustega kaugemale. Kas teil on mingeid ametlikke pabereid, et saaksin teda kauem enda juures hoida? Sest ta vajaks rohkem hoolt ja tähelepanu, et terve püsida. Siis ta seda ütleski, päev selgelt. Tema järsk hääl kõlab siiani mu kõrvus. Kui sa annad mulle $2000, annan Gabrieli sulle. Mehe silmad vilasid edasi-tagasi, nagu hoidnuks ta pilku peal, et kedagi läheduses pole. Olin segadusest tardunud ja jõllitasin pastor Joe'd. Ma ei suutnud kuidagi oma mõtteid koondada. Mis just juhtus? Teadsin, et sellepärast oligi tulnud. Viimaks kangutasin jalad maast lahti ja kadusin sealt nii kiiresti kui sain, hüüdes üle õla, et räägime sellest hiljem edasi. Sel ööl ma palvetasin ja nutsin ning üritasin analüüsida, mis päeval oli juhtunud. Teadsin, et see polnud päris kindlasti õige viis, kuidas lapsi adopteeritakse. Kas ta tõesti üritab mulle seda last müüa? Kas ta tõesti arvab, et ma annan talle raha? Mis siin toimub? Ragistasin ajusid, et välja mõelda, kelle poole peaksin abi saamiseks pöörduma. Haitil peab ju ometi keegi olema, kes teab, mida teha. Äkitselt tuli mulle meelde, et olin kohanud ühte tarkade silmadega meest, Jonathani. Ta töötas Haiti rannavalves. Kuna olin Haitil alles nii uus elanik, ei teadnud ma ühtegi kohalikku politseinikku, keda saanuksin usaldada, nii et see variant oli kõige ligilähedasem ametlikule abi saamisele. Seisin Gressieris oma maja katusel ja helistasin samal hilisõhtul Jonathanile. Jonathan kuulas mu ära ja oli alguses pisut hämmingus. Ometi, kui rääkisime edasi ja ma rääkisin talle kogu loo nii Gabrielist kui pastor Joe lastekodust, hakkas talle meenuma üks taolisi situatsioone käsitlenud koolitus, kus ta oli osalenud. Järsku ta elavnes ja ta hääl muutus energiliseks, nagu oleks tal pilt selge ja ta ütles, et helista mulle mõne minuti pärast tagasi. Aitäh sulle, issand. Ma teadsin, et selles asjas on mul abi vaja. Jonathan helistas tagasi. Ta oli vahepeal usinasti kõnesid teinud. Enne kui jõudsin hingegi tõmmata, oli kõlanud justkui stardipauk ja võidujooks algas. Jonathanil oli kontakte ja need, kellele ta helistas, omasid omakorda kontakte ning enne kui arugi sain, olid mitmed koosolekud kokku lepitud ning kaasatud organisatsioonid Belgiast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Kanadast ja ka Haiti ise osales ettevõtmises. Ühine arusaam oli see, et pastor Joe oli tõepoolest mulle ühte oma lastekodu last müügiks pakkunud ja mida rohkem informatsiooni pastori ja kõnealuse lastekodu kohta välja tuli, seda enam sai kõigile selgeks, et tegemist polnud esimese müüdava lapsega Jumala poja lastekodust. Ühiselt otsustati, et selle mehe tegevus tuleb peatada. Ma nõustusin. Mis edasi juhtus, võttis mu sõnatuks. Selleks, et pastor Joe ei saaks seda teha Gabrieli ega ühegi teise lastekodu lapsega, tuli ta tabada keset müüki, sest alles siis oli võimalik teda arreteerida ja vangi panna. Kuna mees oli pakkunud last müügiks just minule, tegid operatsiooni kavandajad ettepaneku, et mina oleksingi see, kes aitab pastori lõksu püüda. Plaan hirmutas mind, kuid see oli meie jaoks parim ja ühtlasi ka ainus variant.
Meenutasin oma esimest kohtumist roosas särgis Gabrieliga, kui ta oli sinna lastekodu tuppa raskelt haigena täiesti üksi maha jäetud. Meenutasin tema öiseid karjeid, kui ta võitles seletamatu pimedusega, mis teda kohutas ja ähvardas. Meenutasin tema esimesi naeratusi ja kallistusi, kui tal hakkas parem ja ta tundis end turvalisemalt. Tahtsin tõesti selles operatsioonis osaleda, kuid ma kartsin nii väga. Mis saab Gabrielist? Mida teeb pastor Joe siis, kui ta meie plaanist teada saab? On mul siis turvaline? Mis siis, kui ma pean selle pärast Haitilt lahkuma? Ainus, mida oskasin teha, oli palvetada. Issand, palun ütle, mida teha. Ta vastaski. Ainus, millele suutsin mõelda, olid kõik need lapsed, kellega selline asi oli juba juhtunud ja ma teadsin, et ma polnud üksi ning et Jumal kaitseb mind. Andsin nõusoleku. Järgneva 6 nädala jooksul kohtusin lõksu organiseerijatega, sealhulgas Haiti ametnikega. Jutustasin oma lugu mitmeid kordi. Vaatasin üle Haitil eksisteerivad seadused, mis kaitsevad lapsi inimkaubanduse eest. Mõnikord oli mul tunne, nagu oleksin sattunud kriminaalsarja SCI. Teisel korral jäi mulje, nagu oleks olnud kõik organiseerimata, valgudes laiali eri suundadesse. Viimaks hakkasid plaanid kuju võtma ja ühel teisipäeva hommikul, kui juhtusin Port-au-Prince'is olema, sain telefonikõne, kus mul kästi 20 minuti pärast kohtumajas olla. Heitsin pilgu käekellale. Kuigi olin kohtumajast kõigest mõne kilomeetri kaugusel, võis see Port-au-Prince'i liikluses tähendada umbes tunnipikkust sõitu. Teadsime Kätiga kohe, mida pidime tegema. Lahkusime külaliste majast, kus olime peatunud ja asusime välja tänavale. Kiirem viis kohtumajja jõuda oli rentida mootorrattur. Astusime sõiduteele, et ühte neist enda juurde kutsuda. Üritasime leida kõige kompetentsemat juhti, kuid et neid vuhises mööda 10 kaupa, tuli meil lihtsalt keegi neist välja valida. Üks noor kiivriga mootorrattur vajutas pidurit ja näitas käega, et me peale hüppaksime. Kiiruga selgitasin talle, et meil on vaja ruttu kohtumajja jõuda. Kauplesime lühidalt ka hinna üle ja ta nõustus meid ära viima. Ronisime Kätiga ratta selga, haarasime ratturist, kes liikluses siia-sinna võikles. Klammerdusime teineteise külge ja palvetasime, et keegi meie peale ei karjuks või midagi hullemat ei juhtuks, kuna me sõitsime läbi Cité Soleili, mis on üks suurimaid ja ohtlikumaid slumme maailmas. Olin alati üritanud seda piirkonda vältida, kuid täna me seda teha ei saanud, sest see oli kiireim tee kohtumajani. Olime mööda looklevaid tänavaid ja alleesid sõites juba jõudsasti edenenud, kui äkitselt meie hoog aeglustus. Meist paremal seisis keset teed politseinik ja viipas meie suunas. Oi ei! Jäime seisma ja politseinik näitas käega, et roniksime rattalt maha ja küsis siis meie juhilt dokumente. Ta vaatas paberid üle ja hakkas siis kätega vehkima ning karjuma, et juhil on load aegunud. Seisime Kätiga keset tiheda liiklusega Cité Soleili ristmiku ja ma vaatasin abitult, kuidas minutid mu käekellal edasi tiksusid. Tundsin endas adrenaliini tulva ja üritasin ohjeldada tekkivat raevu. Vaatasin, kuidas politseinik karjus meie juhile kreoolkeeles. Kao siit! Seda ei võinud juhtuda. Haarasin ühe käega mootorratta tagaotsast ja teisega Kätil käest. Vaatasin vihasele politseinikule otsa ja ütlesin kreoolkeeles võimalikult rahuliku ja selge häälega. Meil on seda juhti vaja, ta peab meid kohtumajja viima. Politseinik vaatas minu poole, kehitas õlgu, keeras ringi, pomises midagi omaette ja kehitas veel kord õlgu. Äkitselt purskusin rääkima, nagu oleks püha vaim minust tule süüdanud. Valasin politseiniku üle rohkem infoga, kui ta eales oleks tahtnud teada. Karjusin täiest kõrist keset Cité Soleili kreoolkeeles Jumala poja lastekodust ja kui tähtis see on, et me jõuaksime kohtumajja või muidu me kaotame võimalusel lahendada üks hirmus probleem, millele tuli teha lõpp. Karjusin, et ilmselt pole politseinikul endal lapsi, sest ta laseb ühel lapsel selliselt kannatada. Hoidsin mootorratta tagaosast kinni ja ütlesin talle ilma ühegi kõhtlusnoodita hääles, et ainult see juht teab õiget teed ja et ta peab lõpetama talle antud ülesande. Kui olin lõpetanud, hingasin sügavalt sisse ja jäin ootama. Politseinik vaatas üle õla oma partneri poole, naeratas mulle ja ütles siis: "Oh pale, kreol, tankou jon rat." Tegemist oli kummalise haitiliku komplimendiga, mis võrdles kreoolkeelt kõnelevat inimest rotiga,
kuid mis põhimõtteliselt tähendas, sa räägid kreoolkeelt väga hästi. Oleksin tahtnud talle rusikat vibutada, kuid ma ei tahtnud mootorratast ega katist lahti lasta. Olin ärritatud, kuid manasin näole naeratuse ja ütlesin, ma tänan. Mine vii need tüdrukud ära, ütles politseinik juhile. Hüppasime Kätika tagasi juhi selja taha. Ta üritas mind veel tänama hakata, kuid ma katkestasin ta ebaviisakalt. Palun ära räägi, vaid sõida, vii meid otse kohe kohale. Juht käivitas naerdes mootorratta ja me asusimegi teele. Hoidsin Käti kätt tugevasti oma peos ja tema laul mu kõrvus rahustas mu raevutsevat südant. Jõudsime kohtumaja juurde ja tormasime sisse, juuksed tuulest sassis ja näod teetolmust halliks pargitud. Küsisin töötajatelt kohtuniku kabineti kohta ja meid juhatati edasi koridori, mille valgustus blinkis nagu ise tahtis. Kuigi oli alles pärastlõunane aeg, mõjus hoone mahajäetuna. Meid viidi ühe kabineti ukse taha. Ma koputasin tasakesi, mille peale kostis sees tõre entre. Ust lahti lükates märkasin kohtuniku üllatust, kui ta nägi, et ma polegi haitilane. Kui hakkasin talle kreoolkeeles olukorda kirjeldama, kukkus tal suu lahti. Mu keelelistest oskustest positiivselt meelestatuna esitas ta mulle konkreetseid ilustamata küsimusi Jumala poja lastekodu kohta. Kuigi ta tundus olevat asjast huvitatud ja teemas pädev, ei osanud ma öelda, kui tõsiselt ta seda võtab. Lahkusin teadmisega, et mind oli kuulda võetud, kuid edasise osas olin siiski ärevil ja ebakindel. 11. peatükk. Nad ei taha mind. Kodu on varjupaik tormide eest, igasuguste tormide eest, on öelnud William G. Bennett. Megan, tule siia, keegi tuli sinu juurde, hüüdis mu eesoovis tõlkiv naaber. Olin rampväsinud ja veidi heitunud eelmise päeva mootorrattasõidust kohtumajja ning mul polnud erilist tuju kiirustada. Üritasin verandalt uurida, kes seal värava juures seisis, kuid pimedus ja tugev vihmasadu tegid selle võimatuks. Otsustasin, et lähen parem vaatan ise järele, nii et jooksin läbi vihma ja tõmbasin värava lahti. Vaatasin alla ja seal seisis pisikene Michelle, läbimärg ja väga väsinud. Käes hoidis ta väikest riidepampu. Michelle, hüüatasin, tule ruttu sisse. Mida ta küll nii hilja väljas teeb ja veel keset vihmasadu, mõtlesin teda tuppa juhatades ja hakkasin teda kuivatama. Tema habrast ja põdurat keha ning märgi riideid nähes oleksin tahtnud pead vangutada. Tüdruk oli vait ja peaaegu oimetu pilk maas. Lõpuks vaatas ta mulle otsa. Ma ei unustada sõnu oma elupäevade lõpuni. Jo te di auka pran vensi ovle. Jopa vlem. Olin šokeeritud ja tahtsin olla kindel, et sain ikka õigesti aru, seepärast palusin tal korrata. Nad ütlesid, et kui sa tahad, siis sa võid mu endale võtta. Tema väike 7-aastane hääleke oli tuim ja ilmetu. Nad ei taha mind. Mul oli tunne, nagu oleks mu süda rinnust välja põrandale kukkunud. Mõistus pöörles nagu vurr ja ühe silmapilguga oli kogu mu maailm teiseks muutunud. Vaatasin tüdrukule otsa ja haarasin tal käest. Nemad ei pruugi sind tahta, aga mina tahan. Nägin õrna naeratust. Sa võid minu juures elada. Sain aru, et see, mis ma ütlesin, ei tähendanud üksnes suurt sammu, vaid ka suurt elu muutust. Ma ei teadnud, kuidas Mikat ametlikult adopteerida. Ma ei teadnud, kas see oleks noorele vallalisele ameeriklasele üldse võimalik ja minu otsus hakata talle emaks tähendanuks põhimõtteliselt seda, et mul tuleks elada oma ülejäänud elu Haitil või vähemalt kuni Mika lapsepõlve lõpuni. Mu mõtted rändasid mitme kuu tagusesse aega Bellevue mäel, kui ma Michelle'i esimest korda kohtasin ja ta oli nii näljane, et jahtis linde söögiks. Sellest ajast peale käis ta koos veel paari tüdrukuga igal laupäeval pärast toiduprogrammi minu juures ööbimas. Sellest oli saanud neile hinnaline aeg, kus nad said käia vannis ja olla lihtsalt ühed muretud väikesed tüdrukud, kes sõpradega mängivad. Ühel laupäeva varasel pärastlõunal jalutasin koos paari teise lapsega Mika telgi juurde ja nägin teda istumas krobelisel betoonplokil, ümbritsetuna mustadest nõudest
jalge ees piim ja veega täidetud vann. Seda kraami oli nii palju, et jäi mulje, nagu oleksid kõik ümbruskonna inimesed oma mustad nõud Miikale pesta toonud. Vaatasin ringi, et näha, kes teda aitab. Miika märkas mu ahastavat pilku ja ütles vapralt: siin pole kedagi peale minu, kuid sellest pole midagi. Mulle meeldib nõusid pesta. Mul oli meeles, kuidas ma ise lapsena seda kodutööd vihkasin. Tüdrukud, kes olid minuga kaasa tulnud, istusid kõik maha ja me hakkasime ühiselt Miikat aitama, küürides potte ja panne ning kergendades seda tööd pritsimise ja naeruga. Aja jooksul hakkasin tajuma, et Miika on muutumas. Ta oli hakanud õigel ja valel, pimedusel ja valgusel vahet tegema. Kuulsin, kuidas ta oli oma peksjatele vastu hakanud ja teadmine, mis temaga toimus, murdis mu südame. Kui inimesed, kelle juures ta elas, tema peale karjusid ja ütlesid, et mitte keegi teda ei armasta ega taha, siis oli ta neile vastanud: Megan armastab mind ja Jeesus armastab mind ka. Nähtavasti oli nüüd tädil lõpuks mõõt täis saanud, et ta seekord tüdruku välja viskas, nähvates: mine siis oma Megani juurde. Ma teadsin, et see ei saa olema kerge. Temaga alaliselt koos elades tuli mul tegemist teha kogu väärkohtlemisega, mille all see armas laps oli kannatanud, ning välja mõelda, kuidas temaga koos sellest kõigest täiesti uude ellu kõndida. Esmalt pidin aga ära korraldama ametliku paberimajanduse, mis lubaks tal seaduslikult minu juures elada. Kui olin helistanud kõigile, kellest olin eeldanud, et nad oskavad mulle seadusliku poole pealt nõu anda, sain viimaks vihje külastada ühte kohtunikku Gressieris. Kohtunik kuulas mu ära ja ütles, et mis tahes dokumentide kinnitamine nõuab elusoleva bioloogilise vanema kohal viibimist. Michaeli varasemast telgis elamise ajast teadsin, et tema isa oli elus. Otsisin mitu nädalat, kuni lõpuks leidsin inimese, kes andis mulle isa telefoninumbri. Helistasin talle ja ta oligi nõus Gressieri tulema. Minu mälestused sellest hommikust on ähmased, kuna mul oli tunne, et me ainult tormasime mööda Gressieri ringi. Esimesena külastasime kohalikku kohtunikku ja tegime dokumentidega algust. Seejärel suunati meid edasi teistesse agentuuridesse ja asutustesse, kuni lõpuks jõudsime järjega Gressieri kohtumajja, kus mitu ülikondades ametnikku istusid väljas päikesevarju all plastikust aiatoolidel kokkupandava kaardilaua taga. Üritasin varjata oma hämmingut nende büroo korralduse üle, astusin aeglaselt ligi ja hakkasin meestele Michaeli täbarat olukorda selgitama. Miika seisis minu selgitamise ajal mu kõrval. Ta oli hirmunud ja vahtis piinlikkust tundes maha. Ametnike sõnadest oli raske aru saada, kuna mu selja taga oli riigi maantee, kus vurasid autod ja täpp-täpid. Järgmisena palusid nad Miikal ette astuda ja öelda oma nimi. Michelle, ütles ta vaikselt. Nad küsisid ta käest veel midagi, millest ma müra tõttu aru ei saanud, kuid tüdruk pöördus ja vaatas minu poole, naeratas oma kaunit hambutut naeratust ja ütles siis valjusti: Megan. Kui isalt dokumente paluti, voltis ta lahti katkise ja plekilise paberilehe, mis osutus Miika sünnitunnistuseks. Järgmiseks tõmbas ta rahakotist välja ühe rebitud märkmikulehe. Üritasin piiluda, mis seal kirjas oli, kuid tekst oli prantsuskeelne. Jutuajamisest sain aru, et see oli Miika ema surmatunnistus, kes oli väidetavalt kodus palavikku surnud. Nende kodukandis polnud surnukuuri, nii et naine oli maetud ilma korraliku matuseta. Mu süda tõmbus valust kokku, kui Miika seisis ja kuulas vaikides, kuidas kohtunik küsis ta isalt: nii et te tahate oma lapsi ära anda? Te ei taha teda endale? Isa vastuse ajal tõmbas Miika mulle lähemale ja haaras mul tugevasti käest. Palvetasin, et ta unustaks selle tunde, nagu mitte keegi ei tahaks teda ja mäletaks ainult seda, kui palju mina teda endale tahtsin. Kuna tema bioloogiline isa ei osanud lugeda ega kirjutada, siis tuli terve dokument talle valjusti ja hoolega ette lugeda. Mees nõustus suuliselt Michaeli hooldusõiguse mulle andma, vajutas oma pöidla tindipadjale ning pressis selle siis aeglaselt paberile. Tindist pöialt pükstesse pühkides vaatas ta mulle otsa naeratusega, mis oli identne Miika naeratusega. Mõni sekund hiljem kuulsin juba ingliskeelset palju õnne. See käis neil tõesti kiiresti. Lahkudes vangutasin pead. Mul oli ikka veel raske seda uskuda. Milline sürrealistlik hetk, alates vihmahoos kostnud koputusest mu väravale ja Miika isa leidmisele,
kuni pöördumiseni kohtu poole, mille esindusbüroo asus õues kaardilaua taga. See kuuajane seiklus, et saada puuhal kohatud väikese tüdruku Michaeli hooldusõigust, oli olnud kirjeldamatu. Tundsin uskumatut emotsioonide tulva, kui üritasin juhtunu osas endast selgusele jõuda. Mida ma olin just teinud? Kas ma elangi terve oma ülejäänud elu Haitil? Oh issand, kindlasti oleksid sa mulle punast tuld näidanud või müristanud või karjunud mu peale, et mind peatada, kui see poleks olnud sinu tahe. Samas, kui me isaga hüvasti jätsime, oli mu sees näriv tunne, et ideaalses maailmas oleks sellel lool olnud hoopis teistsugune lõpp. Miika isal oleks olnud tahet ja võimalusi oma tütart ise kasvatada. Kuuldes tütre abipalveid oleks isa ta sellest telgielust ja väärkohtlemisest päästnud. Ta oleks tüdrukut hellitanud ja armastanud ning näinud, et tütre rõõm ja südikus on nakkavad. Ta oleks talle öelnud, et ta on tark ja ilus tüdruk. Päriselu on karm ja päriselu Haitil veelgi karmim. Keeruline oli leppida mõttega, et adopteerin lapse, kellel isa on täiesti olemas. Kuid ma ei saanud enam õigustada olukorda, kus laps elas inimestega, kes teda ei tahtnud, ei toitnud ega kaitsenud. Otsustasin tõusta oma vihast kõrgemale ja usaldada, et Jumal tunneb Michaeli ja tema minevikku. Tema teab, miks sellised asjad juhtuvad, isegi kui mina ei tea. Miika oli minu juures elanud juba mitmeid nädalaid, kuid ikka veel juhtus, et kui ma kogemata midagi maha pillasin, siis oli tüdruk kohe seal põlvili maas, et seda ära koristada. See murdis iga kord mu südame. Mu mällu on sööbinud pilt, kus ma astusin mutta ja Miika kummardus maha, et omaenda pluusiga mu jalgu puhtaks pühkida. Need armsad žestid pärinesid tema moonutatud arusaamast oma rollist selles maailmas. Pärast ema surma oli ta antud teise perre teenijaks, küsimata, mis see temaga tegi või mida see talle tähendas või kes teda kaitseks. Siiski, tema armas hing hakkas tasapisi teda ümbritsevast kaitsvast vihakoorikust läbi tungima. Pimedus, mille keskel ta oli kasvanud, asendus valguse ja tõega. 7 õppis ta esimest korda värvipliiatsitega värvima, mängima ja sai kogeda, mida tähendab olla hoitud ja kallistatud. Üsna varsti pärast seda, kui olin saanud Miika emaks, tuli Gressieri rühm ameeriklasi, kes tahtsid külastada Respaia Haitit. Tollal olid külalised ebatavaline nähtus. Veelgi ebatavalisem oli aga see, et nad soovisid esitada meie kahetoalises koolimajas ühe humoorikas sketsi ja ühe piibliloo. Rita Noel, kellega olin mitu kuud tagasi Jumalapoja lastekodus tuttavaks saanud, tahtis näha Gressieri, Bellevue mäge ja koolimaja. Kuid niipea kui külalised kohale jõudsid, hakkasin asjas kahtlema ja mõtlesin ärevalt, et need lapsed ei ole külalistega harjunud, eriti veel ameeriklastega. Olin juba korra käinud kirikukoolis ja pidanud lastele hoiatava kõne. Palun ärge karjuge täiest kõrist. Palun ärge küsige neilt elektroonikat või ehteid, mida näete. Palun ärge torkige üksteist pliiatsitega. Palun olge head lapsed. Mida iganes see ka tähendaks. Hoidsin hinge kinni, kui 15 külalisest koosnev rühm klassiruumi astus ja võpatasin, kui mitmed lapsed vahekäiku küünitasid, et mööduvaid valgeid käsi ja jalgu puudutada. Külalised esitasid sketši sellest, kuidas riietada end Jumala sõjavarustusse ja mul oli hea meel näha, kuidas laste pilgud olid nagu liimitud esitlusele. Üks rühma liikmeid, kena kutt nimega Joss Anderson, kandis paberkotist valmistatud vesti ja peas Burger Kingi krooni. Lapsed naersid ja tundusid nautivat iga hetke. Pärast sketši lõppu liikusid lapsed ühe laua juurest teise juurde, valmistades endale Jumala sõjavarustust. Mu süda oli rõõmu täis. Kui olime umbes tund aega koolis veetnud, tuli rühm tagasi minu juurde, et süüa, saia, maapähklivõi ja moosiga. Lõunasöögi ajal küsis keegi mäe otsas asuva maatüki kohta. Kas see ongi see koht, kuhu sa uue kooli ehitad? Vastasin jaatavalt ning seepeale tahtsid kõik seda kohta näha. Juhtisin rühma üle tee ja mööda looklevat teerada läbi Mangosalu ja rohtu läsivate kitsede. Seejärel alustasime oma aeglast ja vaevalist ülesmäge rühkimist, kuni äkki hakkas üks meestest selg ees mäkke jooksma. Jooksutrenn, hüüdis ta ja kõik naersid, kui ta tempot lisas.
Bellevue mäe tippu jõudnud selgitasin selle maatüki tähtsust ja kuidas inimesed on juba aastaid tervest maailmast ja Haitilt siia reisinud, et siin loomi ohverdada ja muid vootooga kaasnevaid riitusi läbi viia. Rühm kuulas tähelepanelikult, kui näitasin neile eelmise õhtu riituste jälgi, klaasikilde ja valget pulbrit. Seejärel jagunesid kõik laiali, et palvetada. Hingasime värsket õhku ja vaatasime kauguses laiuvat Kariibi merd. Seisin Rita ja Joshi vahel, me võtsime kätest kinni, tõstsime need taeva poole, andes mu plaanid ja kooli üle issanda kätesse. Kui olime palvetamise lõpetanud, tuli tagurpidi jooksnud mees minu juurde ja rääkis minuga Respaiast ning koolist. Tegu oli suurt kasvu mehega, kuid mind liigutas tema siiras hool laste hariduse ja tulevase kooli vastu. Tagasiteel mäest alla tänasin teda julgustamise eest. Pärastpoole, kui olime tagasi kodus, tuli keegi minu juurde ja küsis. Kas sa tead, kellega sa enne rääkisid? Mingi higise mehega, kellele meeldib Haiti, naersin mina. Tema nimi on Adam Hayward ja ta on profi jalgpallur Tampa Bay Buccaneersi meeskonnast. Mulle meenus tema jooksutrenn Mäkke ja ma puhkasin valju häälega naerma. Olin arvanud, et mees tegi lihtsalt nalja. Mõtlesin, kuidas sortsid, teesärk ja higistamine Haiti päikese all muudab kõik inimesed enam-vähem sarnaseks. Siin pole mingeid superstaare, on vaid teenijad. 12. peatükk. Lõks. Ava oma suu keeletu heaks, õiguse tegemiseks kõigile põlatuile. Õpetussõnad 31:8. Ärkasin hommikul juba tuttavaks saanud häälte peale akna taga, laste hõiked, vee järele kõndivad või lapsi kooli viivad möödujad ja päikest tervitavad kuked. Siis see jõudis mulle kohale. Täna ongi see päev. Kuudeviisi koosolekuid, planeerimisi ja kohtumaja vahet jooksmist oli lõpule jõudnud ning mul oli nii sürrealistlik tunne, et nüüd siis asetutaksegi puslemängu viimne tükk oma kohale. Täna see kõik juhtubki. Issand, ole minuga, ole koos Gabrieliga, ole meie kõigiga. Ronisin täpile, et sõita Gabrieliga viimast korda Jumala poja lastekodusse. Koputasin väravale ja mind juhatati ooteruumi, mis mulle liigagi tuttavaks oli saanud. Niipea kui Gabriel aru sai, kus ta viibib, peitis ta oma näo mu rinnale ja klammerdus nii kõvasti mu külge, et ta küüned kaevusid mu käsivartesse. Oodates väändas ta rahutult mu süles ja mu süda lõi nii kiiresti, et kartsin, et hakkan hingeldama. Kuna lastekodus ei teadnud just paljud, et ma kreoolkeelt kõnelen, olin endaga ühes võtnud ka tõlk Nathaniali. Tegelikult oli ta mõni nädal varem koos paari detektiiviga end ühte külaliste rühma sokutanud, et siis salaja lastekodu inspekteerida. Lastekodus ringi jalutades näitas pastor Joe neile tühja kappe ja vajadust toidu järele, samas kui mina andsin neile vaikides silmadega märku, kus toitu ja muid tarvikuid peidus hoiti. Kuigi olin Nathanialiga ainult paaril korral kohtunud, meeldis ta mulle. Ta oli suurt kasvu sõbralik mees, kelle tõsine nägu ja lahked silmad tundusid mind alatasa rahustavat. Pastor Joe kõndis tuppa ja istus minu vastu teisele poole kohvilauda, üleolev muie näol, ja küsis kohe kreoolkeeles, kas mul on raha kaasas. Gabrieli poole ta ise ei vaadanud. Nathanial tõlkis ja ma noogutasin aeglaselt. Ta kordas küsimust uuesti ja ma sain aru, et ta tahtis raha näha. Võtsin oma kotist pungil ümbriku ja hoidsin meeles tiimi hoiatust. Ära lase tal seda enda kätte krabada ja ära anna talle kogu summat korraga kätte. Hoidsin ümbriku 2 käega ja küsisin pastor Joel kinnitust tingimuste kohta. Kas me lähme kohe ja toome Gabrieli pere käest paberid ära? Pastor Joe noogutas ja sirutas käe, et ümbrik enda kätte võtta. Võtsin ümbrikust rahapaki välja ja hakkasin neid kiiresti ükshaaval tema kätte lugema. Kui olin poole summast talle välja lugenud, panin ülejäänu tagasi ümbrikusse ja toppisin oma käekoti põhja. Ülejäänu saate siis, kui oleme kohale jõudnud, ütlesin sügavalt välja hingates. Värisesin oodates mehe reaktsiooni. Pastor Joe kehitas õlgu ja tõusis ning viipas, et me järgneksime talle õue.
Nathaniel tõusis esimesena ja mina läksin järele. Õues pöördus pastor Joe minu poole ja küsis, kas sul bensiini jaoks on raha? Olin seda küsimust oodanud ja $20 sedeli juba enne taskusse valmis pannud. Tõmbasin raha välja, pastor Joe krabas selle kohe endale ja toppis taskusse. Ta avas ukse ja ronis juhi kohale. Nathaniel avas mulle tagumise ukse ja ma ronisin kohmakalt autosse, Gabrieli pea ikka veel mu rinnal. Sättisin meid parasjagu istuma, kui Gabriel kiikas korraks pastor Joe poole ja ta silmad läksid hirmust suureks. Kuulsin, kuidas ta nuutsatas. Katsin ta näo oma käega ning embasin teda hellalt. Pastor Joe hõikas kedagi ja enne kui arugi sain, hüppas minu kõrvale tagaistmele pikka kõhna kasvu noormees. Mul polnud aimugi, kellega tegu oli, kuid eeldasin, et tal oli lihtsalt palutud kaasa tulla, et pastor täiesti üksinda ei oleks. Noormees naeratas mulle ja ma üritasin talle vastu naeratada, kuid nägin ta silmis sedasama segadust ja hirmu, mis oli minus endaski, ning ta pöördus, et aknast välja vaadata. Ilmselt ta soovis, et oleks olnud kusagil mujal, nagu minagi. Kui pastor Joe auto käivitas, hakkasin südamest palvetama. Algul olin rahulik, sest teadsin, et olin kõiges järginud Jumala juhatust. Jumal, ma tean, et sul on nende lastekodulastega parem plaan. Mida aeg edasi, seda enam aga hakkasid mure ja hirm minust taas pead tõstma ja mu rahulik enesekindlus kadus. Kartsin ja olin segaduses. Olen ikka idioot, et sellist asja teen, mõtlesin endamisi. Mida ma küll mõtlesin? Kas ma ikka teen õigesti? Mõtlesin politseinikele, valitsusametnikele ja rahvusvahelise rühma liikmetele, kes kõik olid operatsiooniga seotud. Olime seda planeerinud äärmise ettevaatlikkusega, kuid nüüd oli see minu ja Gabrieli elu, mis oli kaalul. Mõtted ründasid mind jõuliselt ja kiiresti, kuni olid mind täiesti enda vandla matnud. Mis siis, kui kõik läheb valesti? Kas pastor Joe kahtlustab midagi? Mis siis, kui ta saab aru, mida ma teen ja miks? Mis siis, kui ta ründab mind? Kas ma suren täna? Mõtlesin oma armsale Miikale, kes oli koos Kätiga Gressieris minu juures kodus. Hingasin sügavalt sisse ja hakkasin uuesti palvetama. Issand, sina juhid seda kõike. Palun anna mulle üleloomulik rahu. Kohe tundsingi seda. Sama rahu, mis oli mind kandnud läbi viimase 6 nädala, kui olime kogu operatsiooni kavandanud ja tänaseks päevaks valmistunud. Pastor Joe keeras auto kiirteele. Kiirust tõstes küünitas ta samal ajal pükste tagataskusse ja tõmbas sealt välja midagi, mida ma kohe ei näinud. Kuulsin kolksatust, kui ta selle konsoolile pani. Nägin õudusega, et tegemist oli käsirelvaga, otsiks suunatud armatuurlaua poole. Jõllitasin relva, käed tugevasti ümber Gabrieli. Tundsin hirmu ja hakkasin uuesti enda ja poisi pärast palvetama. Taas kogesin Jumala ligiolu, mis tuletas mulle meelde. Sa ei ole üksi, mina olen sinuga. Sulgesin silmad ja kordasin mõttes kõik üle, mida olin harjutanud. Sa sõidad läbi politsei kontrollpunkti. Politsei käsib auto kõrvale tõmmata ja palub Nathanielil autost väljuda. Nathaniel kõhkleb. Seepeale palub politsei kõigil autost väljuda. Tundus üsna lihtne. Kui ma aga silmad avasin ja nägin teed, mis oli täis autosid, täppe, motikaid ja jalakäijaid, tavaline Haiti liiklusümmik. Pastor Joe uratas ärritunult ja vähendas siis kiirust. Tõmbas masina teeserva, krutis järsult rooli, keeras auto tolmupilves ringi ja vajutas siis uuesti vihaselt gaasipedaalile. Ei, mul oli tegu, et vaid püsida. See ei ole ju meie plaan, see ei ole meie tee, see ei ole õige suund. Võitlesin elu eest, et mitte karjuma hakata, kuna sain aru, et me ei sõidagi kontrollpunktist läbi. Vaatasin paanikast Nathanieli poole, kes suuris siis rahulikult ja vaiksel toonil pastorilt, miks ta auto ümber pööras. See tee, kust kaudu pidime sõitma, oli ju parim variant, ütles Nathaniel. Jah, kuid ma ei taha ummikus passida, ütles pastor Joe. Õnneks oli ka selles suunas liiklus kohutav, nii et ei läinudki kaua, kui pastor uuesti uratas ja kannapöördega tagasi algsesse suunda keeras. Hingasin kergendatult. Napilt läks. Liikusime ridu vahetades edasi ja peagi nägin ees olevat politsei kontrollpunkti.
politseinikud olid suured ja tursked, seljas tavapärased tumedad vormiriided ja ees kiiskavad peegelklaasidega päikeseprillid. Vaatasin aknast välja ja nägin tuttavat nägu. See oli politseinik, kellega olime eelmise õhtu viimasel ettevalmistaval briefingul kohtunud. Olime juba päris lähedal, kui politseinik keeras äkki autodele selja ja pani sõrme vasakusse kõrva, et kuulda, mida keegi talle parema kõrva vastu surutud telefonis ütleb. Lähenesime veelgi. Kas nad ei peatagi meid? Tahtsin taguda vastu akent ja karjuda või teda millegagi visata. Sa peaksid meid peatama, aga sa oled ju seljaga meie poole. Sa lased meil ju mööda sõita. Mida ma küll teen? Üritasin paanikat tagasi hoida ja kui olime juba kontrollpunktist möödas, keerasin ringi, et tagaaknast välja vaadata. Ei mingit muutust. Politseinik seisis ikka veel seljaga ja rääkis telefoni. Just siis, kui olin end täielikus meeleheites uuesti ringi pööranud, astus meie ette teele oranžis vestis mees, kes vehkis kätega ja suunas meid tee äärde. Pastor Joe uratas taas, sõitis tee pervele ja jättis auto seisma. Nathanieli uks lendas lahti ja ta vahetas oranžis vestis mehega mõned sõnad. Nad hakkasid omavahel karjuma, mille peale ma katsin Gabrieli kõrvad kinni. Politseinik kummartus ja vaatas kõiki, kes autos istusid. Kuhu te sõidate, uuris ta valjuhäälselt. Ma ei öelnud sõnagi. Minu töö oli vait olla ja näha välju hirmunud. Mõlemad äärmiselt kerged ülesanded. Järgmisena karjus politseinik pastor Joe'le. Tulge autost välja! Ta ei jäänud ootama, kuni pastor Joe eest ära tuleb, vaid küünitas üle pastori ja rabas konsoolilt relva. Pastor Joe oli tige, nii seisaku kui relvakaotuse peale ja karjus politseinikule. Mida see kõik peaks tähendama, mis siin toimub? Politseinik korraldas pastor Joe'le läbiotsimise ja leidis kohe ta taskust rahapaki $100 rahatähtedega. Mille jaoks see on? Küsis ta. Minu kiriku jaoks, vastas mees, ma olen pastor. Ahaa, pastor, kellel on konsoolil käsirelv ja väike laps autos, ütles politseinik muiates. Selge. Politseinik pööras end taas auto poole ja hüüdis sees istuvale vibalikule, et ka tema autost välja tuleks. Kes sina oled? Kuidas sa seda meest tunned, nõudis ta, kui poiss ainult pomises hirmunult, et teda oli lihtsalt niisama kaasa kutsutud. Järgmisena näitas politseinik näpuga minu peale, sest me Gabrieliga istusime ikka veel autos. Ta vehkis käega, et ma autost välja tuleks ja ma hakkasingi end istmel edasi nihutama, et välja ronida. Väike Gabriel hoidis minust kinni, nagu sõltuks sellest tema elu. Politseinik näitas minu peale ja osutas siis tumendatud akendega autole ning kamandas. Sina pead kohe sinna minema. Vaatasin pastor Joe poole ja tundsin kergendust, et meie vahele jääb nüüd natukenegi suurem vahemaa. Olin endiselt hirmul, et ta saab aru, mis tegelikult teoksil. Ta märkas mu pilku ja arvas, et ma ootan liikumiseks tema luba, mis peale ta andiski mulle pealiigutusega märku, et teeksin nii, nagu politseinik oli käskinud. Kõndisin koos Gabrieliga tumendatud klaasidega auto juurde. Tagumine uks läks lahti ja ma nägin sees tuttavaid nägusid. Hüppasime Gabrieliga kiiresti sisse ja ma tõmbasin rutuga ukse kinni. Nägin aknast, kuidas politseinik pastor Joe arreteeris ja tal käed selja taha raudu pani. Pastori nägu väljendas üllatust ja raevu ning ta selgitas valjuhäälselt, et ta on pastor, kes on teel väga olulisi asju ajama. Pisarad voolasid mul mööda nägu ja kõik autos olijad kiitsid, kui tubli ma olin olnud, kuid mina suutsin vaid palvetada, et see kõik juba ükskord läbi saaks. Vaatasin kõige lähemal istuva ametniku poole ja küsisin segaduses, kas ma võin nüüd koju minna? Olin unustanud operatsiooni järgmise osa. Ei, vastas ta, mäletad, me peame nüüd politsei jaoskonda minema. Jaoskonna poole sõites silitasin Gabrieli põske. See kõik on sinu heaks, teiste laste heaks, mõtlesin. Nad on selle mehe pärast põrgust läbi käinud. Pärast 10 kõrgendatud tähelepanuga külastusi olime erinevate sponsororganisatsioonidega võrrelnud üksteise tähelepanekuid ja jõudnud viimaks järelduseni, et pastor Joe oli lastekodu üles ehitanud äriplaanina, mille müügiartikliks olid lapsed. Joe käis mööda vaesunud piirkondi ja pakkus teenusena lastele turvalist elupaika ning panigi oma asutuse püsti. Lastekodu oli räämas ja lagunenud, seal ei olnud piisavalt voodeid, käimlaid ega veevärki.
asjad, mille korrasolek teinuks sellest asutusest elamiskõlbliku paiga nii paljudele lastele. Kuid Ameerika kirikud olid agarasti appi tulnud, korraldanud korjandusi ja hüpanud lennukile, et tuua riideid ja toitu vaestele, haigetele ja orvuks jäänud lastele. Rühmad veetsid Haitil tavaliselt 5 päeva. Nad mängisid lastega, jagasid riideid ja toitu ning lahkusid siis, arvates, et nad on tõeliselt palju ära teinud, et aidata. Tegelikkuses aga võttis Joe kõik toodu endale ja peitis ära, et see hiljem maha müüa. Organisatsioon, kes lastekodu järjepidevalt Ameerika kirikutele ja gruppidele tutvustas, oli ise alalises segaduses. Nende juhatus vahetus kogu aeg ja rühmajuhid olid noored ja kogenematud. Igatahes hoiatusmärke ei märganud neist keegi või ei tehtud neist välja. Kogu see segadus tõestas, et paljude ameeriklaste päästja mentaliteet võib neid ümbritseva kurjuse suhtes täieliku pimedusega lüüa. Alles siis, kui mina hakkasin lastekodu järjekindlalt külastama, hakati märkama, et kõik ei olnud päris nii, nagu esialgu näis. Riided läinud. Mänguasjad ja lauamängud kadunud. Toit ja ravimid haihtusid päeva-paari pärast. Lapsed riietati samadesse räbalatesse nagu ennegi ja nälg viis nad tagasi letargiasse. Nädala-paari pärast algas kõik jälle otsast peale. Uus kirikurühm, kes ei teadnud midagi eelmisest, külastas lastekodu. Veel toitu, riideid, mänguasju ja ravimeid, et päästa Jumala poja lastekodu lapsed. Ja jälle kodus kogu kraam kõigest paar päeva pärast külastusrühma lahkumist. Pastor Joe jaoks olid lapsed nagu rahataskus. Hullem veel oli aga avastus, et selle mõne kuuga, mil mina lastekodu külastasin, oli üle 50 lapse lihtsalt kadunud. Mul polnud aimugi kuhu. Kuid mul oli Gabriel turvaliselt minu süles. Olime jõudnud politseijaoskonda. Loodetavasti läheb seal ruttu ja me saame koju ega pea enam kunagi pastor Joe'd nägema.